Irje, me praegu kiigume mõnusasti siin sinu võrkkiiklede peal. Me oleme Metsamoori talus ja ma söön kuuseokka, kommi. Veidi imelik. Või kuidas? No imelik tunduks seda varandust puu otsa jätta. Sellepärast, et kui vanasti kõlbas loomadele anda kuuseokka jahu, et nad kevadeni elus püsiks ja vitamiine saaks, siis inimestele kõlbab ta ju sama hästi. No et mina mõtlesin, et mis loodusvara oleks aastaringselt saada Eestis, et kuna me oleme Põhjamaal ja kuusk on nii meie puu, siis käisin siin metsas ringi ja need kuused jäidki silma ja ma mõtlesin, et kuuseokkad on ju aastaringselt kuuse küljes ja tegelikult kogu selle varanduse jõulude ajal, kui kuusk ära on, kui me viskame lihtsalt minema, et see on tegelikult hästi suur vitamiini allikas, et mida vanem kuus, seda rohkem on C-vitamiini kontsentreerunud sinna sisse ja seda kõike saab ju kasutada toidu juures, ja ma taotlesin seda luba hästi pikka aega, üle poole aasta, et saada see kuuseokas, Eestimaal kuuseokas toiduna polnud kasutatud, et saada see toiduainete nimekiri ja lõpuks, kui me olime peaaegu loobunud, siis oma sünnipäeva hommikul ma sain kirja siis veterinaarametis, kus öeldi, et nad leidsid, et Soomes kuskil kasutatakse, et põhimõtteliselt on ta nagu vastab Euroopa Liidu nõuetele, et võite kasutada. Tegelikult terve see Eestimaa pind on uhket varandust täis, et me kõnnime tegelikult kogu aeg toidu peale. Et ravintaimed ja puu erinevad osad, et need on tegelikult söödavad ja nad on väga maitsvad, aga me oleme harjunud seda varandust mujalt maailmas sisse tooma endale, tihtipeale unustame ära, et meie ümber on kõige väärtuslikum söök, mis kasvab. Ja see, mis on tegelikult inimese enda kodu ümber, et see ongi tema organismile kõige parem ju. Milliseid selliseid huvitavaid asju sa oled veel kasutanud oma maiustuste sees? No näiteks seal maiuste sees on siis tatrajahu, see on Eesti tatart, me kasutame mahetatart, siis on mesi, mis on ju, seal on, mees on ju 7 erinevat antibiootikumi ja ta on selline universaalne toit, et vanasti öeldi, et kes mett ei söö, see on loll. Ja siis on seal erinevaid marjajahusid, metsamarjade kuivatatud jahusi, siis on erinevad ravintaimed, raudrohi näiteks, melissa ja põhiliselt ongi sellised siin meie ümbruses kasvavad loodusvarad. Kukeseene jahu kasutame, kukeseenekommid on meil. Tegelikult kukeseen on väga magus ja kui ta ära kuivatada ja natukene teda röstida, siis ta omandab siukse mõnus, hästi aromaatse aine lõhna, mis sobib selle kuuseokka pulbri ja šokolaadiga ime hästi kokku, et inimesed ei olegi harjunud sööma sellist seene magustoitu, aga tegelikult on ime maitsev. Kuidas sulle tundub, kuidas Eesti inimene suhtub nendesse kentsakatesse maiustustesse? No tegelikult ongi niimoodi, et kui sa seletad ära, et mis seal sees on, et see üks, maius, mida me teeme, et see mahub biopessa ära ja inimese toiduvajadus tegelikult mahub tema biopessa, peaks mahtuma. Ja kui ta saab kätte kõik temale vajalikud vitamiinid ja mineraalained, siis tegelikult tema enam süüa ei taha. Tal on isu kaob ära. Isu ammendub mõneks ajaks. Aga kui ta saab mitteväärtuslikku toitu, siis ta sööb hästi suures koguses ja magu läheb suureks ja lihtsalt ta sööbki järjest rohkem. Aga näiteks selle ühe batoonikese sees on sellised vitamiinid ja mineraalained ja muud kasulikud ained, et see täiesti rahuldab sinu toiduvajaduse üheks korraks. Sa räägid, et toidul on mitu erinevat väärtust. Mida see tähendab? See tähendab seda, et kõik need 3 väärtust, mis toidul on, need on füüsiline väärtus, mentaalne väärtus, energeetiline väärtus. Neid ei saa ühtegi eelistada, sellepärast füüsiline väärtus on toidus see, et tal on teatud vitamiinid, mineraalained ja muud kasulikud ained sees, milles me saame oma füüsisele või kehale laengu. Siis on tal mentaalne väärtus, mis tähendab seda, et me sööme toitu teatud mõttega. Meil on mingi mälestus seostub toiduga ja me sööme selle mälestuse koos toiduga ju sisse. Ja 3. on see, et igal toidul on ka energeetiline väärtus. See tähendab seda, et kui ma näiteks panen raudrohu kommi sisse, siis raudrohu energeetiline väärtus on elujõud, mis tuleneb siis sellest, et ta on seotud vereringega ja veri ongi ju inimesel elujõuga seotud ja pluss siis kõik need muud asjad, kuidas ta kasvab, ta on hästi tugev taime, ta õitseb hilis sügiseni välja ja kui ta on selle maiuse sees, siis inimene saab kõik need 3 väärtust korraga.
kui kuuseokas ja kukeseen kommi sisse passivad, siis ilmselt võluks metsamoor ka puu juurest prae välja. Ja mul pole põhjust selles hetkegi kahelda, sest lausa isutama hakkas.